Vaata, mis ma autost alles jääd on. See on mu esimene auto ja keegi fucking pani otsa. Tere tulemast telefoni. Ma sain vahepeal endale uue telefoni. Väga paslikul õigel ajal sain selle uue telefoni endale kätte. No card! Just nimelt, Mart jättis kaardi maha ja ma ei hakka kulutama jälle raha ka, et osta uut kaarti endale. Ma teil on nii palju kordi seda teinud. Meie läheme Ülemistesse, võtame peale 2 tütarlast ja palvetame terve tee. Me jõuaks selle autoga ilusti kohale, sest viimane kord, kui me selle autoga sõitsime maanteel. See oli päris vahva kogemus. Ütle otse, et meil on läinud käigud sisse. It does not happen today before with me, my friend. Kuulete? Ta annab märku, et ta nurrub. Me oleme toidu peale võtnud, meil on siin taustal on näha, siin on ustid oma vaktsiinipassi. Mul on. Väga hästi, aga meil on vana auto, nii et me peame koos palvetama, et me jõuaks ilusti kohale. Jõudsime kohale. Tegelikult komplikatsioonid ilmnesid küll. Meil nii siin, kurat küll. Viimased pool tundi sõitsime 4. käiguga, 5. käik ei taha enam sisse minna, mis on... saab olema vahva, aga see on hoomne probleem. Kuidas me siin siis 70 kilomeetri tunni kiirusega homme tagasi sõidame? Hi! How my ladies? Hello? No, ei, sa ei kasu mõtlema seda. Tule ma tahan emata siin maa. Ja nüüd sõna meie sponsoritele. Hei hopsti kentukelõvid, nagu te teate, olen mina andnud Spider-Manile oma hääle, aga samas tahaks ka tunda seda tunnet. Mis tunne on, kui sa muutud Venomiks? I need human brains to survive! No nii, tegelikult juhtud minuga mitte midagi, keegi mind ära ei söönud, minust ei saanud teist Venomit, õnneks või kahjuks. Minul endal oli ka au siis eelmisel nädalal käia vaadata see film üle ja soovitan kõigil soojalt minna vaatama. Ja kui te nüüd vaatate selle filmi ära, siis oodake kõik need subtiitrid ära, sest ka selle filmi puhul need outrokaadrid või see nükene after credit scene, ma arvan, et kõigile Spider-Mani sõpradele ja huvilistele selline nükene, et yes, et tuleb veel. Aga tõesti, Venom on siis kõikides Eesti kõige paremates kinodes olemas ja suured tänud ka Acme filmile, kes siis andsid mulle sellise võimaluse korraks muutuda Venomiks. Nagu te teate, siis Henry on selline eriskumaline härrasmees, kellele meeldib neid kostüümipidusid teha, nii et Henry sünnipäeva teema on keskaeg. No ma ei saanud kära, kas ta on rüütel või mis asi ta on, ma ei tea, mis mina olen nükene nagu tavaline trubaduur. Kas Liina on juba riidesse ka siin saanud? Liinal on mingisugune lina küljes. Sa oled nagu tavaline talutütreke. Tantsu läheks tantsima. No ma räägin, no. Ma pulmad ära teha täna. See muss on nüüd veits veidraks meil läinud siin, aga me lähme nüüd vaatame, mis Henry arvab sellest meie asjast. Sa veits mõtled Eesti rahvariided. Jaa, veits on nagu Tanu. Ja veits. Tanu vai. See näeb nii sürr välja kõik see. Me võtame tarokaarte. Vaata, Neiul siin on siuke kotikene, kus olid tarokaardid olid sees. Miks mul see mingi meigid ootab nii keeru? Mul on vaja puhast nalja. Mul on aega, okei, mu käed värisvad praegu. Aga pinge nõus, pinge nõus. Pinge nõus, just. 10 oda. Selline kaart oli Liinal. Tema küsis ühe küsimuse, mida meie ei tea. Mental distress, often exaggerated. Resistance to change worsens a situation. Don't try too hard. Ära vaata mind niimoodi. Ära vaata mind niimoodi. See on jumala kümpi ju. An extreme situation clears the way for something new. What does that mean? Kas sa ei öelnud oma küsimust välja, aga Marti teab, millest ma räägin. See ei ole okei. Action! An extreme situation is already beginning to change. Secret projects are on the way. Yeah. Subscribe'iga, et näha veel rohkem secret project'e, mis meil tulemas on. Lukusta mind. See on nagu kassipoeg viima joomas. Palju neid tükke on? Siin ei ole mitte ühtegi ju. Mis ma teen tegema sellega? Mul on mingi viik, siin ei ole mitte ei, see on skämm. Siin on ainult üks tükki, siin ei ole rohkem. Eile meil enam tagasi, tähendab siia tulles 7.
käik, 5. käik ei läinud sisse, nii et nüüd vaatame, kas meil täna läheb 5. käik sisse või me peame 4. käiguga sõitma Tallinnasse. Peamegi sõitma 4. käiguga tagasi Tallinnasse. Ina hakkas niimoodi tegema. Meil läks ref katki. Pani tohutuled peale. Pane ohutuled peale, me peame panema ohukulnurga ka kohe välja. Oota, peame vaatama, et see välja tuleks. Tõesti siis on kõik. Me oleme kõige rõvedama koha peal üldse, kus üldse olla saab. Me peaks refi hakkama vahetama. Kus katki, mida läks? Mida? Ei. Ma ei saanud kõrva, mul tundus nagu lihtsalt. Sõka tunne nagu rehv oleks katki. Mida? Ma tahan koju minna. Elu on imeline. Tulen siin selle väikse ohukolmnurgaga piisavalt kaugele autost. Täiesti kuidas see pani praegust mööda. See vend tegi meelega seda. Ohukolmnurk on paigas. Ma ei jaksa. Kui ma YouTuber oleks praegust päris ütleme ausalt, ainuke asi, mis mind praegust natukenegi rõõmsaks teeb, on see, et sellest saab vähemalt mingit contenti. Kaikki mekaanik 500 €. Me oleme nii kaua hoidnud seda oma mustavat Volvot siin üleval. Vilpa peal hoiad reaalselt, nagu see on nii nunnu auto. Me mingi tegime kõik talle mingi rituaalid hommikul ja eile mingi nii musirull, täna polun tee niimoodi, et me jõuame tagasi Tallinnasse, aga ei. Ma peaks vist kogu aeg filmima, mul on niisugune tunne. See ei ole nali. Vaata seda. Tiina, see ei ole naljakas. Fucking lõpeta naermine. See ei ole naljakas. See on traagiline, see on fucking traagiline. Vaata, mis ma autost alles jäänud on. See on mu esimene auto ja keegi fucking pani otsa.